Tervist! Räägime täna milleski, mis, puudutab absoluutselt meid kõiki. Meie oma kehast. Ja just sellest, kuidas see murdeeas muutuma hakkab ja mis kõige olulisem, kuidas selle eest siis kõige paremini hoolitseda. See on just see aeg, kus oma keha tundma õppimine annab sulle nii palju enesekindlust ja aitab sulle end lihtsalt hästi tunda. Alustame kohe ühe vana hea vanasõnaga, mida oled kindlasti kuulnud. See ei kehti ju ainult kodu kohta, eks. See kehtib täpselt samamoodi ka meie endi kohta. Kui me tunneme ennast puhtana, tunneme end ka palju paremini ja enesekindlamalt. Ja täpselt sellest me täna räägimegi. Kuule, oled sa ehk viimasel ajal märganud oma kehas mingit uusi ja võib-olla natuke ootamatuid muutusi? Tea, et see on täiesti absoluutselt normaalne. Kõik, eranditud kõik läbivad selle perioodi. Ja mis on kõige tähtsam, sa ei ole sellel teekonnal üksi. Nii, alustamegi siis esimesest osast. Sukeldume natuke sügavamale ja vaatame, mis sinu kehaga tegelikult toimub. Sest usu mind, kui sa mõistad neid muutusi, aitab see sul end oma nahas palju-palju paremini ja enesekindlamalt tunda. Okei, mis on siis kõige selle taga? Peamisteks tegelasteks on siin hormoonid. Just nemad annavad sinu kehale märku, et kuule, on aeg hakata täiskasvanuks saama. Ja see protsess mõjutab absoluutselt kõike, alates sinu nahast kuni higinäärmeteni välja. Järgmiseks võtame ette naha. See on tihtipeale üks esimesi kohti, kus muutused endast märku annavad ja räägime täiesti avameelselt aknest. See on ülitavaline osa murdeast, mis võib küll vahel tuju ära rikkuda, aga on oluline teada, et sa pole kaugeltki ainus, kes sellega rinda pistad. Aga mis see akne siis täpsemalt on? Kui hästi lihtsalt öelda, siis see on naha rasunäärmate põletik. Hormoonide tõttu hakkab nahk tootma rohkem rasu, saab kummistada poore ja nii tekibki põletik. See on tegelikult täiesti loomulik kehareaktsioon nendele muutustele. Vaatame nüüd samm-sammult, kuidas üks vistrik üldse tekib. Kõik saab alguse sellest, et poor läheb umbe ja bakterid pääsevad sinna sisse. Selle tulemusena tekib nahale väike punetav sõlmeke. See ongi see kõige esimene märk. Järgmises etapis läheb asi natuke tõsisemaks ja põletik muutub mädaseks. Vistrikule tekib see kollane pea ja katsudes võib see olla ka päris valus. Aga tead, tegelikult on see hea märk. See näitab, et su keha võitleb aktiivselt selle põletikuga. Ja nüüd, kuula hoolega, see on ülioluline nõuanne. Ma tean, see on nii ahvatlev, aga palun, ära pigista seda vistrikku, tõsiselt, sest sellega riskid sa sellega, et lükkad kogu selle põletiku veel sügavamale naha sisse. Ja mis siis juhtub? Olukord läheb ainult hullemaks. Ja mis kõige kurvem, see võib jätta sulle püsiva armi. Kuidas siis aknega kõige paremini toime tulla? Siin on 3 lihtsat sammu, mis sind kindlasti aitavad. Esiteks, regulaarne puhastamine hommikul ja õhtul. Teiseks, tervislikud eluviisid, piisavalt vett ja und. Ja kolmandaks, kui asi on tõsine, siis ära karda küsida abi spetsialistilt. See on parim viis oma naha eest hoolitseda. Okei, liigume edasi järgmise teema juurde. Milleks on higistamine? Jah, see on ka täiesti normaalne ja ootuspärane muutus, mis sinu kehaga toimub ja õpime koos, kuidas sellega kõige paremini toime tulla. Mis siis täpselt muutub? Enne murdeega on higi praktiliselt lõhnatu, aga hormoonide mõjul omandab see palju tugevama ja, ütleme ausalt, sageli ebameeldiva lõhna. See on üks kõige selgemaid märke, et su keha on muutumas. Aga miks me üldse higistame? See on tegelikult lausa elutähtis. Higistamine jahutab meie keha, kui on palav, see aitab vabaneda jääkainetest ja hoiab kehatemperatuuri stabiilsena. Ja vahel higistame ka siis, kui oleme närvis või stressis. See on lihtsalt kehatark viis reageerida. Parim lahendus selle ebameeldiva lõhna vastu on tegelikult imelihtne, igapäevane pesemine ja puhtaste riite kandmine. Deodorant võib küll aidata, aga pea meeles, see ei asenda kunagi korralikku hügieeni. Puhtus on siin kõige alus. Nii, vaatame nüüd üle mõned väga praktilised ja lihtsad nipid. Need on igapäevased harjumused, mis aitavad sul enda alati värske ja enesekindlane tunda. Soe dušš iga päev, see on parim viis puhtuse hoidmiseks. Enamasti piisab täiesti tavaliselt veest, aga kui soovid, võid kasutada mahedat seepi, mis aitab eemaldada neid bakteerid, mis seda lõhnat tekitavad. Räägime avatult ka intiimhügieenist, sest see on ülioluline. Tüdrukute jaoks on eriti tähtis hoolitsus menstruatsiooni aega, vaid sidemeid piisavad tihti. Ja poiste jaoks on oluline igapäevane pesemine eesnaha alt. See on lihtsalt normaalne osa keha eest hoolitsemisest. Ja muidugi, ärgem unustagem hambaid. Terved ja puhtad hambad ei ole ainult iluküsimus, vaid see aitab ennetada ka igasuguseid terviseprobleeme. Lisaks annab see sulle endale hea enesetunde ja on ka meeldiv neile, kellega sa räägid.
Ja lõpetuseks räägime millestki, mis on vähemalt sama oluline kui füüsiline hügieen. See on sinu õigus oma keha üle. Räägime sellest, kuidas ennast väljendada ja mis veel tähtsam, kuidas ennast kaitsta. Murdeaja on ka suur eneseotsingute aeg. Võib-olla tahad katsetada uue soengu või ägeda juuksevärviga. See on täiesti normaalne soov ennast väljendada. Ja hea mõte on oma plaanidest rääkida ka vanematega, nad võivad anda päris head nõu. Ja nüüd jõuame vist kõige olulisema sõnumini üldse. See on tegelikult väga lihtne, aga samas nii võimas. Sinu keha kuulub sulle. Punkt. Ainult sulle. Ja see tähendab, et mitte kellelgi teisel pole õigust sellele otsustada või sulle ette kirjutada, mida sa sellega teed või ei tee. Mõnikord võib kahjuks ette tulla olukordi, kus kellegi käitumine tekitab sinus väga halva ja ebamugava tunde. Seda nimetatakse ahistamiseks. Olgu see siis sõnadega või puudutustega, kui sina seda ei taha, on sul täielik õigus see lõpetada. Mida siis sellises olukorras teha? Siin on 2 väga kindlat sammu. Esiteks, ütle selgelt ja valjult, lõpeta. Ja teiseks, räägi sellest kohe mõnele täiskasvanule, keda sa usaldad. Sa ei pea kunagi sellise asjaga üksi tegelema. Nii et kokkuvõtteks, oma keha tundmine, selle eest hoolitsemine ja oma õiguste teadmine, see kõik kokku annab sulle tohutu väe. Nüüd on küsimus sulle, kuidas sina kasutad seda väge, et tunda end iga päev enesekindlat ja lihtsalt hästi.